Diilitarkvara kasutusele võtmisel üks kõige olulisemaid asju on struktuurid ja nende ülesehitus. Nimelt, struktuurid on vajalikud kõikidele artiklitele, mida me soovime toota. Struktuuridele pääseb ligi kahte viisi. Esimene, tootmine ja struktuurid, klikime peale, avaneb struktuuride nimekiri, siit saame uue struktuuri lisada. Teine variant on tulla müük ning artiklid ja vaadata siit üks konkreetne artikkel, mille me struktuuri luua tahame. Näiteks võtan siit selle teise artikli ja siit samast artiklikaardi päisest saab toimingud koos tavastruktuur. Kui struktuur on olemas, siis avatakse see. Kui ei ole, siis saame siit lihtsasti koostada selle. Vajutan peale ja avaneb struktuurikaart. Struktuurikaart üleval päis infoga ning alla siis tuleb meil juba see artikkel ise esimesele reale, mida me toota tahame. Vaatame siit, jah, täitsa ilusti klapib, kõik on õige. Ning selle alla materjali read, millest see artikkel valmis saab. Esimest artiklit näeme, et läheb 0,1 kogust selleks, et saada üks lõpptoode valmis ning teist artiklit läheb meil vaja 2 tükki. Nüüd, materjali lisamine on äärmiselt lihtne. Kui me tahame lisada näiteks täpselt samasuguse materjali, siis me saame teha siit koopia, vajutas siia nupule ning tuleb meil täpselt samade andmete ja kogusega materjali rida. Kui me tahame ühe rea ära kustutada, vajutame näiteks siit miinusmärki, küsitakse, kas oleme kindel, jah, oleme kindel. Samuti saab kasutada plussmärki, sellega tekitada rea või siis kasutada klahvide kiirkombinatsioone ehk siis kontroll ja nool alla, sellega tehakse uus rida. Materjali sisestamine väga lihtne, saan kasutada nii koode kui ka nimetusi. Näiteks kirjutan hex, siis selle peale otsitakse üles nii nimetustest kui ka koodidest selline kombinatsioon. Valin siit ühe konkreetse artikli ja panen talle peale koguse 3. Nüüd, kui teie soov on jälgida ainult materjale, mitte operatsioone ja nende kestusi, siis sellega olekski teie jaoks struktuur juba vormistatud.